tere, Kairit! tere, Merike. kuule, kus kohas meie sinuga tuttavaks saime omavahel? Meie saime rahapsühholoogia õhtul Euroopa hotellis, et mind sõbranna sinna kutsus ja see tundus äärmiselt huvitav õhtu. Ja kuidas sa siia sattusid minu juurde? Räägi see lugu ka ära. Et Seal oli üleskutse, et kõigil, kellel on edukuse koodis 3, võtaks sinuga ühendust, et nad peaks olema nähtavad, aga kardavad. Minule sobis see hästi ja siis ma natuke ennast mõnda aega kogusin, 4,5 aastat vist äkki. Ja siis võtsingi ühendust. Tegelikult oli see ka, et me sõitsime elukaaslasega Tartust koju ja siis oli nagu kokkulepe, et teeme midagi, mis on nagu ennast ületav. Aga me ei ütelnud seda välja, nii et tegelikult ta veel ei tea, et tema on ka natukene sellele oma panuse andnud. Ja siis ma tegin selle ära, võtsin ühendust ja siin ma nüüd olen. suur tänu sulle julguse eest ja kui teie nüüd olite ka seal või ükskõik kus kanalit olete minu üleskutset kuulnud, et tulge nähtavaks ja tulge andke endast teada, kes te olete, et ärge seal nikerdage omaette vaikselt 5-6 inimesega, et siis lihtsalt ka kirjutage mulle. Nii nagu Kairit seda tegi ja vaatame, mis meil täna siis tuleb, nii et hoidke kõik pöidlaid. Kairit ei pabista üldse, ta on nagu vana kala, lihtsalt ta pole seda podcast'i versiooni enne proovinud. Ma tegelikult natuke viskan nalja. Pabistas küll veidikene, pool aastat kogus ennast, aga kõik läheb hästi. Kairit, su selja taga on nii huvitavad pildid, et mis need seal sümboliseerivad? Või maalid, vabandust, mitte. Siin ja siinpool on minu hingepilt, natuke võib-olla paremini. Näeb väga Ja hästi. ja teisel pool on minu elukaaslase hingepilt. Kas te Et ise olete teinud need, maalinud või kust need on tulnud? ei, Helena Haage tegi, et elukaaslasele kingiti, aga mina nagu sain inspiratsiooni sellest elukaaslase maalist ja siis sain ka endale selle, et samamoodi kuidagi esimese sõnumi, kui saatsin, siis ei jõudnud kohale. Ma ei tea, kas ma ei olnud ise sisemiselt valmis veel selle jaoks, aga siis mingi aasta pärast saatsin uuesti, siis läks see nagu sõnum läbi ja siis sealt vaikselt hakkas nagu hargnema. Et küsisin, uurisin nüüd, kui palju ja mida ja siis kogusin raha selle jaoks. Ja siis mõni aeg läks mööda. No seal oli ka see, et peab võib-olla pool aastat ootama. Ja siis ma mõtlesingi, et kui ma juulikuus ära tellin, et noh, või midagi, et äkki siis saab sünnipäevaks äkki kätte või midagi. Aga kuna mu energia oli nagu nii kohal, me tegime veel kõne ka enne seda, siis ta põhimõtteliselt vist kas järgmine päev või ülejärgmine päev hakkas kohe tegema, sest et mu energia oli nii tugevalt kohal, nii et vestlusest 4 päeva pärast vist äkki või niimoodi oli juba maal valmis. et Väga ilus. hästi huvitav. jaa. Kes see selle maali autor on? Helen Helena Haage. mm.? Ma ei Mhm. teagi sellist inimest. Kuidas et sa tema peale sattusid siis läbi selle, et elukaaslasele kingiti see maal, et siis said teada, kes see selle autor on jah, just. mm? Ja siis ma võtsin ise ühendust temaga. Aga läbi selle nüüd, mida sa kõike rääkisid, siis ma saan aru, et sa ise liigud ka kuskil sellises maailmas, hingemaailmas. Et kui sa oleksid lihtsalt kuidas ma ütlen, elukutselt mingi raamatupidaja või jurist või noh, mida iganes, siis sa võib-olla ei omaks päris selliseid pilte. Et võib-olla valgustad veidikene, et kes sa oled ja üldse see, et inimesed, kes satuvad minu vestlusõhtutele, see ei ole ka juhus, okei okay,, et see sinu sõbranna sind kutsus, aga tegelikult sa oled juba, su hing juba ammu teadis, et
et see on see sinu koht, kus kohas sa veel saad ennast avada. jah, et kes sa oled ja millega sa tegeled, et veidikene valgusta. ja siis ma vahepeal ütlen ka sinu edukuse koodi siia vahele, et see on 61 8 6 3. kes nüüd ennast ära tunneb, et siis saate ka kommenteerida, kas teil on samad edukuse koodid ja vaatame, mis siin meil looma hakkab. ole hea. mm,. Äh, ja ma käin seda teed päris pikalt, 2011 vist äkki hakkasin esimesi samme tegema. et siis mul oli, diagnoositi ärevushäire ja depressioon ja siis ma olin päris mitmel korral haiglas, aga ma nagu proovisin tablette ja kõike. äh, et aga lõpuks jõudsin ikkagi sellesse kohta, et ma tahan ise hakkama saada, sest et ma kartsin seda natuke, seda tablettidest sõltuvust jääda. Ja siis ka, et oli erinevaid, et võib juurviljaks teha ja niimoodi, et nagu tuimaks, et kui ta võtab, okei, need kahe halvad emotsioonid ära, siis ta võtab ka need head emotsioonid ära, aga ma tahtsin tunda, aga võib-olla ei olnud veel seda julgust kõiki tundeid tunda ja nii tugevalt tunda. Ja siis ma ikka pendeldasin sügavast tundest kõrgemale, eufooriasse niimoodi. Aga siis vaikselt hakkasin otsima nagu erinevaid võimalusi, kus sellest välja tulla. Meditatsioonid ja koolitused. Ja siis ma jõudsin erinevate kehatehnikate juurde. Ma täpselt nüüd ei mäleta, mis see esimene kehatehnika oli, tal oli nii keeruline nimi mingi A-tähega, aga seda tehti nagu üle terve keha, hoiti nagu punktidena, et Aktsespars siis on oli nagu äkki või? see veel ei olnud Access, Mm. aga ma mõtlen just, et kust ma nagu Access-Barsini jõudsin, jaa. oli see üle terve keha oli kehatehnika ja siis seal vahepeal osad punktid olid teatud kohtades, kust nagu, et huvitav, et kuidas ma seda nagu edasi siis pakuks, tekkis niisugune ebamugavus ja siis ma küsisin, et kas on olemas mingi niisugune kehatehnika, mida saaks peas teha. Siis Mhm. ma veel ei teadnud Access Barsist midagi. Ja siis natukese aja pärast tuli Access Bars minu ellu. Ka need, kuna Access Bars töötab nagu hästi palju küsimuste peal ka, siis ma tagantjärgi sain aru, kuidas ma ise olin tegelikult selle enda ellu küsinud, et see et kehatehnika oleks peas ja siis see tuligi minu ellu. Ja siis vaikselt neid praktikaid tehes sinna tegelikult Accessi komplekti ja seal on hästi palju erinevaid kehatehnikaid, aga baars on nagu põhiline. Mhm. Ja siis seal käisingi, on neid kinkimisõhtud ja muid erinevaid neid õhtuid ja koolitused ja neid kehatehnikaid juurde. Ja siis vaikselt hakkas nagu taanduma need ärevuse ja depressiooni sümptomid. Ja siis mul laps käis lasteaias ja siis kasvataja ütles peale seda, kui ma käisin Accessi koolitusel ära, et tütre nimi on Mirelia, et Mirelia räägib nii palju, et ma, kui ma poleks näinud, poleks ise ka uskunud. Et kuna mul endal oli ka tegelikult nagu eneseväljendamine ei ole võib-olla, ei olnud kõige tugevam külg, nüüd on ta natukene juba parem, siis oligi see, et kui nagu paraneb ema, siis see mõjub ka nagu lapsele, siis see koht oli nagu nii hästi nagu näitas seda. Mhm. võimas. Ja noh, eks neid erinevaid tegelikult tagasisidesid on veel olnud hästi palju, kus, mismoodi nagu Access on mõjunud inimestele, et kes saab paremini magada ja Äh, õppimine läheb kergemaks. kui vana su laps on? Praegu on 12. Okei. Ja siis, kui sa seda hakkasid õppima, seda Access-Barsi ja kõike seda, kui pandi tähele, et laps räägib rohkem, kui vana ta siis oli? Siis ta oli 3,5-4, et siis ma mõtlesin, et huvitav, et kas ta siis nagu ei rääkinud üldse enne lasteaias või aga 4,5 äkki, aga 2013 ta sündis, 2017 ma õppisin. Jah, 4,5. Mhm. Jah.
jah, okei okay. Aga siis, kui sa ütlesidki, et sa nendel kinkimisõhtutel ja kõik muud, issand, ma olen ise ka seda õppinud, aga kuna ma Mhm. Soomes elan, siis meil see ei olnud siin nii aktiivne ja nüüd ta on jäänud kuidagi, mõtlesin, et peab elukaaslasele hakkama seda tegema, meelde tuletama, tegelikult on see hästi huvitav ja väga võimas selline atribuutika. Palun ka teie kommenteerige siia, kes seda kasutab ka aktiivselt ja isegi jagage seda, kui te näiteks seda teenust ka pakute, et kuskohast te seda pakute. siit muidugi, Kairit, sulle ka küsimus. kuna ma tean, et väga paljud teevad seda ja kasutavad ja praktiseerivad, et kas sina ka seda teistele pakud, seda tehnikat? selles mõttes, Olen et teed seda pakkunud Access ja, Barsi mm.. kuskohast? ja et mind leiab nagu Facebookist Kairit Kehatehnikat, et saab ühendust võtta. Et ma olen käinud lauaga kodus, et kellel on soovis, võin tulla lauaga koju. Praegu olen rääkinud ka kohaliku Monika ilutoaga, et seal teen Riisiperes, aga on võimalus ka kokku leppida Tallinnas kuskil, neid erinevaid ruume on, kus saab seda nagu teha. Mm -hmm. sul on väga hea selline ingli ja kerge energia, ma ütleksin niimoodi, et ma kujutan ette, et see sinu, seal toimub ju täielikult seda energiavahetus, eks ju, üks annab ühele, teine annab Yeah. teisele. aga seal peab olema mingi tasandini, see peab justkui olema, et sa oled ju avatud, aga tegelikult ka kaitsta mingis mõttes seda oma mingisuguseid piiri energeetiliselt. või kuidas see käib, kuidas sa seda praktikas tajunud oled, seda Access Barsi tegemist? Seal on küll, inimestel tulevad need kaitsed üles, aga seal on ka isegi kui see kaitse nagu üles tuleb, siis seal on nagu ikkagi mingi soov taga, et millestki nagu vabaneda. Äh, ja siis, noh, kui ta tahab, siis ta saab alati poole pealt ära jalutada. Aga ei, siiamaani ei ole seda juhtunud. pigem on ikkagi see, et kui kõik, noh, üks tuttav, kes käis, et ta oli hästi skeptiline erinevate kehatehnikate suhtes. ja, ja siis ta ütles, et tal oli pärast nagu väga hea olla, et köha kadus ära ja sihuke mingi mõnus tunne tekkis. Mm. aga mm, need kaitsed vaikselt hakkavad lahustumast, et mul kadus korraks mõttelõng ära, et ütle ei see ole küsimus hullu. uuesti. ei, tead, samal ajal, kui sina praegu räägid, siis mul tuleb meelde seda, et ma olen ka täiesti ostnud seda teenust Pärnus, ma mäletan, kui ma käisin NLP-d kunagi ostmas, siis oli üks naisterahvas, kes tegi ka kodus, oli tal tehtud selline nurgakene ja Access Barsi käisin võtmas. ja ma mäletan ka teatud asjad mul muutusid minu elus, tegelikult see väga palju ju energeetiliselt, ta läheb just sinna kohta, kus sa nagu tervenemist või abi vajad, et ta leiab ise selle õige koha üles, et ja tead, ma usun seda, et skeptikud ei tulegi sinna selle teema peale üldse, ei erutugi. skeptikud ja skeptikuteks, aga just see, et mis noh, nüüd ma hüppan ühelt teemalt jälle teisele, samamoodi see sinu sõbranna, et suured tänud talle, tervitus sõbrannat minu poolt, kes sind tassis sinna selle vestlusõhtule ja ma arvan, et nii teisedki, osad inimesed on lihtsalt kogemata sattunud ja juhuseid pole olemas küll, aga sinna numeroloogia vestlusõhtutele ja siit see pall tegelikult edasi lähebki, sest tegelikult me oleme siia ju tegelikult loodud üksteist aitama. igaüks omal moel ja igaüks omal meetodil. et aga siis sinu selle edukuse koodist nüüd, kui rääkida veidikene, sa ütlesid, et sa oled seda ise ka endale arvutanud, et aga need kuued sinu sees ja see, et elude number on sul ka number 6, siis see viitabki sellele, et sa oled teiste inimeste aitaja ja sa oled tegelikult üks väga suur armastus iseenda vastu on sulle ka kindlasti elus olnud väljakutseks mitmeid kordi, nii nagu sa tõid selle just depressiooni perioodi ja minu meelest on suurepärane, et sa oled kuulanud iseennast ja aru saanud, et sa ei taha olla see juurvili vist nii, nagu sa ütlesid siin mingil hetkel, jah, et sa tahad ikkagi olla Kairit ja jalad maa peal ja tunnetada seda maailma oma ihu ja karvadega. samamoodi see sinu jagamine, see, et sa rääkisid sellest perioodist oma elust, aitäh sulle selle eest. ja ma tean, et väga paljudel on see kogemus olnud kunagi ja ma tean, et osadel on see praegu peal
et ajad on ka veitsa ärevad, kui me tahame seda niimoodi nimetada, teate, iga päev on ärev päev, sellepärast et me jälle tuleme siia kogema seda uut päeva. Et kui teil, kuulajatel praegu, kes te siin kuulate, on ka need kogemusi, kas Kairit sinuga võib olla ka ühenduses, sulle kirjutada ja kas sa saad ka võib-olla teatud inimesi aidata oma kogemustega, kuidas sina sealt välja oled saanud ja nii edasi, et lepite ajad kokku, et kas nad võivad sulle kirjutada? ja ikka võib kirjutada mulle, et nii palju kui ma oskan, nii palju ma aitan, et läbi oma kogemuste, Mhm. eh, et mis just, mind on aidanud. just nimelt. Et see tuleb nagu jah, pigem ikka vaikselt niimoodi kas või teosammul edasi minna ja mhm. Kõige parem on just see, et kui sul endal on see kogemus olemas, siis näiteks mina ei ole seda kogenud, sellist depressiooni just sellisel kujul võib-olla nagu sina, just neid kogemusi, aga ma tean, et osadel on ka küsimärgi all see, et kas võtta nüüd neid tabletikesi ja mis siis edasi saab ja mõned ongi selle kuuri läbinud ja mis siis edasi saab. vot, aga seda sa saad ju kõike ka ühendada selle Access Barsiga ja seda vastuvõtu näol. jaa, aga siis see sinu elude number 6 viitab väga tugevalt sellele, et sina oled tegelikult võimeline olema ka selline coach ja mentori abil, miks ma muidu küsisingi, et kas sa oled nõus ka aitama inimesi selle oma kogemusega, siis küsiksin siis ma tahtsin kahte versiooni nüüd küsida, et kui sa väike tüdruk olid, et kelleks sa unistasid saada, kas sa mäletad? Äh, äh, lasteaiakasvatajaks. et Oo. aga et ma kasvatajaks noh, otseses mõttes niimoodi ei ole saanud, aga kuna mul on endal 5 tütart, siis ma mõnes mõttes nagu olengi lasteaiakasvataja. appi. nii et jah, et mingis mõttes see soov on täitunud, on ju, et aga võib-olla natuke teises variandis, kui esialgu võiks mõelda. oh, 5 ja, tütart. okei, mis ja, vanuses nad on, kui küsida tohib? ja kõige vanem on nüüd 30, järgmine on, ma pean nüüd natuke arvutama, 22, ei, 24, 22, 17. mul võib praegu matemaatika natuke ei ole segamini hullu, olla. ei ole hullu. ja kes kõige noorem on 12. et okei. ja et vahepeal ma unustan oma vanuse ka juba ära, siis mõtled, et mis aastal ma sündisin, et siis hakkad arvutama. ja siis samas ausalt öeldes ma juba unustasin ära, et me oleme peaaegu ühevanused sinuga, sa näed lihtsalt niivõrd hea välja ja väga selline nooruslik, et kui sa korraks ütlesid 30, ma mõtlesin, et ohoh, mis asja nagu, aga ma mõtlen, et oi, minu poeg saab ka 29 kohe. et no Mhm. lähevad meelest ära. no vot ja vaata, aga siis sa said ka oma lasteaia niinimetatud järjest, jah, järjest neid kogemusi juurde ja juurde. aga millega sa veel tegeled, mida, kuidas sa oma vaba aega veedad? vaba aeg mulle meeldib, suvel saab ujumas käia, rullutamas käia, siis me oleme käinud üritustel vabatahtlikena abis. Enesearengu podcast või üldse tegelikult siukseid podcast'e meeldib kuulata. Raamatu lugemine on nüüd küll vähemaks jäänud, et podcast on nagu mõnusam kuulata, et sealt tulevad need erinevad arvamused juurde ja siis laivide alla saab ise nagu kaasa rääkida. Mhm. Need on huvitavad. Looduses meeldib palju käia ja tantsimine, et vahepeal ma käisin kõhutantsus, praegu on pausil see, aga jah, tantsimine meeldib väga, et see ka nagu hästi vabastab ja on ja vee juures viibida, et vesi oli ka tegelikult üks asi, mis mind aitas depressioonist välja, et see oli nagu ainukene asi, mis ma leidsin, mis nagu oli, mis mulle veel meeldis, et kui kõik ülejäänud asjad olid nagu kadunud,
et mitte midagi nagu ei meeldinud, mitte midagi ei tahtnud teha ega näha, siis ja kuidas ma lõin endale selle haiglasse mineku ka, et kuna kodus on kantmeeter jookseb, siis mõtlesin, et tahaks olla duši all niimoodi, et ei peaks kantmeetril nagu jooksma. ja siis, ja siis seal haiglas, siis ma tabasin selle hetke ära, kui ma seisin duši all ja mõtlesin, et ma saan vabalt nagu äh, nautida seda vee langemist pähe ja siis mõtled samal ajal ise, kuidas need halvad mõtted ja need kõik nagu ära lähevad. Mhm. No ikkagi majanduslikult jalad maas mõtleme ikka selle peale, et küll ma Jah. saan sellest väga hästi aru. eriti siis, kui elektri hind tõuseb väga kõrgele, siis mõtled, et kõik asi, mis jookseb, on justkui nagu raha ja nii edasi. ja tead, miks ma natukene konksuga küsimus oli see ka, sellepärast et kui sinu edukuse koodi nüüd kokku liita need kaks viimast numbrit ehk siis 6 ja 3, siis tuleb kokku 9 ja issand, mis ma veel avastasin praegu. okei, ma jagan teiega nüüd seda asja, see depressioon. vaata, siis nüüd ma natuke räägin numeroloogilisest aspekti siia. ja kui edukuse koodi viimased numbrid liidate kokku, kaks viimast numbrit ja te saate 9, siis see tähendab seda, kohe ma kujutan ette, et peaaegu et raudpolt sinu sees on ka 18 sinu sünnikaardis kuskil. ja see viitab sellele, et sa saad oma elus kõik, mida sa tahad. kiiremini siis kui sellised inimesed, kellel seda ei ole, ja sellega muidugi kaasneb ka see teine pool ehk siis see depressioon. et sa oled ka meister muretseja ja sa oled meister välja mõtlema mingisuguseid lugusid, millesse sa ise nagu usud ja sa ei saa aru, miks sa seal selle sees oled. ja kusjuures ma kuulasin kõrvkikkis selle veelugu ja mõtlen kogu aeg, et mis number see sinuga seostub, aga see ongi see number 9 ja 18, sest nad armastavad vett ja loodust. ehk siis see loomingulisus on see sinu number 1 teema ja see Access Bars pole üldse juhus, et ta sinu ellu tuli. mind tegelikult veitsa huvitab ka see, et kas sa ise veel midagi käeliselt ka teed juurde, seepärast et see number 9, kui kokku liidame, nagu ma ütlesin, et 18 ka sulle tegelikult energeetiliselt sobiks väga hästi näitlemine, laulmine, loovus ja ütleme, võib-olla fotograafindus, võib-olla joonistamine, maalimine, käsitöö, mingid asjad, vot sellised asjad. et ma ei tea, kas sa laulukooris ma olen käinud ja paar korda, noh, mitte paar korda, natuke rohkem kui paar korda oleme käinud seal taustanäitlejaks ka. hmm. Jah, et see noh, alguses koos kaaslasega, aga siis ühe filmi võtetel või seriaali võtetel julgesin ma minna ka üksinda, et muidu mul pidi nagu keegi julgestuseks nagu kaasas olema, aga siis ühe korra mõtlesin, et peaks vist ikkagi üksi ka nagu midagi julgemat teha, et see oli päris põnev ja siis aga käsitööd mul on ka praegu küll ei ole viimasel ajal teinud, aga muidu ma olen teinud küll lastele ise riideid ja voodipesu ja kudunud ja tikkinud ja olen teinud küll Mhm, savist foolinud asju ja niimoodi küll mhm. ja väga huvitav, sellepärast et no näiteks kuidas ma ütlen, et need, kellel on need 9 seal sees olemas, ehk siis ka 18, siis teil tuleb see nii loomulikult välja, sest te olete eelmistes eludes nende kõikidega nagu seotud olnud. aga samamoodi on sul näiteks siin keskmine number on number 8, mis viitab siis ametitele ja sulle sobivad kõik sellised ametid, mis on noh, kaks varianti, kas väga siis rahaga seotud, nagu näiteks raamatupidamine ja kõik sellised juristika ja selline seaduse pool, või teine number 8 tähendus on siis ka karma. ja see tähendab seda, et sulle sobib väga hästi numeroloogia, astroloogia, access bars, psühholoogia, mentorlus, terapeut, saad aru, nagu hästi kas siin üleval või siin hästi sellises nagu hingemaailmas või vastupidi, siis ütleme, kas ei, ma nüüd ütlen vastupidi, kas jalad maas hästi nagu selline, tead, kõik on niimoodi punktuaalne ja väga täpne või siis väga siin sellises hingemaailmas. et praegu sinuga tuttavaks saades niimoodi ma saan aru, et sina oled pigem just see inimeste aitajaks tulnud, sellepärast et elude number 6 viitab 100% selle energia kohta, et sa oled üks suur armastus kõigi vastu. muidu ma olen õppinud raamatupidamist, aga ma ei ole töötanud selle ameti peal. näete, mis välja tuleb ja mina ei tunne Kairit mitte sekunditki enne seda. väga kihvt. jah, et see on jah huvitav. numbritest tuleb kõik välja.
tuleb jah ja välja. numbrid mulle tegelikult väga meeldivad, Mhm. et nendega on mõnus mängida. on, ja mulle meeldis just see sõna lõbus, mis sa ütled, sellepärast et elu peab võtma lõbusalt. kas sul on ka mingi teatud numbrid, mida sa tihtipeale ka näed nagu märguandeid või tulevad sul silme ette kella peal näiteks või sellise üks ja sama number? See oleneb olukorrast, viimasel ajal on üheksaid päris palju ja kolmesid minu arust. Äh, noh, kui ma hakkan praegu mõtlema, et siis need vist on ikkagi mingil määral nagu ülekaalus Mhm. praegu. Aga meil on elutee on, minul on 33 ja elukaaslane on 3. Huvitav, kolmede mäng. ja kuule, see 33, see viitab ju täiesti 100% selles suhtes, et sa oled tulnud siia teisi inimesi aitama nende enda murdepunktidest ja nende karmasõlmedest välja tulema läbi selle, sest depressioon ei antud sulle, oli depressioon, on ju? Jah, jah. see ei antud sulle juhuslikult. see anti sulle selleks, et sina oled loodud, näe, ma annan sulle kohe uue ameti juba. nii et hakka vaikselt atra seadma, kogemusnõustaja või ma ei tea, kuidas seda Äh, ametit nimetatakse. lisaks Access Barsile siis annad ka sellist kogemusnõustamist, muidugi me saame aidata ikkagi neid inimesi, kes on selleks valmis. aga jah, sind on elu juba õpetanud, nii et kuidas viielapselise emana saada sellistest perioodidest üle ja jääda terveks ja naeratavaks ja, ja selline positiivne. ja korraks tahtsin midagi öelda, aga läks meelest ära. äkki tuleb tagasi räägib liiga palju. okei, las ta las ta olla. ei, jah, äkki tuleb tagasi. ja tead, ausalt öeldes, kui ma nägin neid taustasid sinu selja taga, siis mul oli esimene tunne kohe, et sa teed ise neid maale. seepärast, et sinu numbrites on kõik see olemas, et sa saaksid täitsa vabalt ise ka maalida. oled sa mõelnud selle peale kunagi? Ma olen maalimise peale olen küll mõelnud, aga mitte hingepildi peale, sest et ma mingeid energiaid või neid tajun küll vahepeal rohkem, kui tahaks. Mis ma tahtsin öelda selle teiste aitamise koha pealt, et ma ühel šamaani rännakul nägin, äh, kus ma olin nagu, siis ma olin nagu rohkem nagu lapse moodi ja seisin tegevus toimus koopas, kus rahvas oli nagu seal all ja mina olin nagu mingi eendi peal, istusin ja siis mulle taheti nagu mingi ülesanne anda, noh, niisugune valge kuul oli käes mulle anda, et aga ma ei tahtnud seda üldse vastu võtta, ma täiega jonnisin. aga siis ma mingi hetk, ma ei tea, kas ma tabasin ära selle, et mul ei ole sellest pääsu või noh, ühesõnaga ma mingi hetk ikkagi jõudsin sinna staadiumisse, kus ma võtsin selle valguse kuuli nagu kätte ja hakkasin nagu sealt koopast välja, trepist üles, koopast nagu välja minema, et laiali jagada. et see miskipärast tuli meelde, kui selle teiste aitamise koha pealt oli, et ja, aga vaata, see täpselt praegu räägib seda, mida mina sulle ütlesin ka läbi selle numbrite, et see 33 ei ole sulle juhuslikult antud ja 33, no ta ei ole väga sinu elukaaslase kolmega nagu selles suhtes, kuidas ma ütlen, seotud ainult kui sedamoodi, et sinul on 2 korda 3 elude numbris, temal on 1 kord 3. ehk siis sina pead, kallis Kairit, 2 korda rohkem nähtavamal olema kui sinu elukaaslane. Läks kergemaks kindlasti, onju. jah. ei läinud. päris huvitav. ja aga vaata sinu elukaaslasel, kuna elutee on tal number 3, see tähendab seda, et temal tuleb see mängleva kergusega välja. hästi sinna. tuleb hea, ja ma ei temal tunne, tuleb hea. ma ei tunne su jah. elukaaslast, aga need, kellel on kolmesid, no miks ma ütlesin, et tulge siis avalikult, hakake endast rääkima. elude lõpuga 3, sest nemad lihtsalt tšillivad täiesti nagu kalad vees. aga sinul on see ju kuul lõppkokkuvõttes. see tähendab seda, et sa tohutult võitled iseendaga, seepärast sul tundub, et sa ei ole veel nagu õige. ma ei tea, mitu korda sa täna võib-olla pluused täna vahetanud oled, siis vaatad, et issand, juuksed ei hoia päris hästi. noh, ma ei tea, ma arvan, et need number 6 sinul niimoodi mõjuvad, et enesekriitika on väga kõrge.
ja mis ma üldse suust välja räägin ja oh, ma ei tea, et mul lähevad võib-olla sõnad suust sassi ja kurk ka väga kuivab ja ma ei tea, äkki peaks Merikesele saatma sõnumi, et ma vist jäin haigeks praegu, just praegu tunnen, et kohe hirmus valu on kuskil. et ta saad aru, sellised asjad käivad sinul võrreldes sinu elukaaslase ühe kolmega, sul on kaks kolmemist ja vaat kuus, siis vot te mõtlete välja Mhm. miljon põhjust mitte teha neid asju, mida tegelikult teid saatus, ehk siis seesama šamaani, see, mis see siis oli, retriit või mis see, Rännak. rännak jah, et sellel rännakul sa kogesid, et sulle ikkagi see kuul anti ja sind elu lükkab sinna. jah, ja see ongi, et isegi kui ma ei taha nähtav olla, siis ta tõmbab, et aastal 2019 vist oli jah, me käisime kõhutantsuga, pidime minema Marokosse reisile, noh, mitte ei pidanud, et läksimegi, aga siis ma ei teadnud veel, et pärast hiljem sain teada, kui mul oli nagu juba kirja pandud, jah, ma lähen ja siis ta ütles, et aga meil tuleb esinemine ka ja siis mul nagu ehmatasid täiega ära. ja siis no ma mõtlesin, et aga noh, loobuda ka ei tahtnud, et nagu on siis nagu on. Noh, treener mind nagu ikkagi selles mõttes läks kergemaks, et ta ütles, et marokolastel on see, et nad ei vaata, kui hästi sa teed. Nad vaatavad seda, kui palju sa ise seda naudid. Ja see tõmbas mul nagu täiega nagu ikka päris palju pingeid tõmbas maha. Ja siis, kui me sinna kohale läksime, siis mitte ainult esinemine ei olnud, vaid kohalik televisioon oli ka kohal siis siis oli nagu eriti veel. Ja siis oli ka situatsioon, kus mm, seal noh, nende kleidid panime selga ja siis me kolmes vahetuses nagu tantsisime ja siis ma olin viimases ja siis oli päris crazy seal seista ja oodata ja siis, kui meie kord tantsimiseks läks, siis ma tantsisin ilma pildita niimoodi, et mu keha tantsis, aga mul teadvus oli kõik alles, aga silme eest oli must, nii et ma ei näinud, kus ma tantsisin ja siis, aga see, ma ei tea, kaua see kestis, aga pärast tuli nagu pilt ette, et selles mõttes, et ega ma ei näinud ka ju, kuhu minna, selles mõttes, et ma ei saanud ära ka minna. et ja, et see oli nagu tagantjärgi on see nagu, et veidi sihuke natuke naljakas, aga too hetk oli üsna hirmus. samas mingi osa minust oli nagu hästi põnevil, Mhm. et oli mõnus. tead, see meenutab mulle seda kooliperioodi, ka kommenteerige siia teie ka, kallid kuulajad, selle kohta. et mäletad, kooliaeg oli nii, et õppisin mingit luuletust, siis oli mingi kooli esinemine, siis mina väikses Tudulinna külast pärit, aga siis meil oli see kultuurimaja, siis kultuurimajas olid need mingid, ma ei tea, kas kaks korda aastas olid need nagu suuremad peod, siis lähed lavale, saad aru, muidu kõik on peas ja siis sa ei mäleta isegi, kuidas sa sinna lavale läksid, kuidas sa selle ette lugesid ja tulid tagasi, seda hetke ka sa ei mäleta. ja siis no vot seesama, kuidas sa ütlesid, ilma pildita, see tuli mulle kohe nii hästi meelde, või mingi laul, mida sa oskad laulda ja sa lähed lavale, sa laulad ära selle ja sa mitte midagi ei mäleta, kuidas see asi oli. vot, kes on rohkem asjatundja, kommenteerige ka siia, mis asi see on selline ja pärast on aplaus ja öeldakse, et vau, issand, kui hästi sul see kõik õnnestus, siis sa mõtled mis asi nagu. okei, väga Mm. hea. aga noh, sellised me olemegi. jaa, et aga väga vinge kogemus. aga siis ma küsiksin niimoodi, et kui sa ütlesid, et tähendab, kui ma küsisin, vaata, et kelleks sa suureks saades tahtsid saada, siis sa ütlesid lasteaiakasvatajaks, aga vaata, kui nüüd natuke laiemalt seda nüüd teha läbi numbrite, lasteaiakasvataja ongi seesama kogemusnõustaja tegelikult, on ju, Mm. et mis ta siin muud on. Mm. mis sa arvad nüüd, et kui sa suureks saad, kelleks sa saad? kuhu poole sind sikutab? Äh, mulle meeldib küll tegelikult teadmisi ja niimoodi jagada, et ühes töökohas, kui ma olen muidu kogu aeg töötasin nagu tootmises, aga siis ma sain olla ka mentor vahepeal, et õpetada seda, mida ma ise oskasin, siis neid hetki ma mäletan küll, kus nagu äh, mõnus tunne oli enda sees, Mhm. et tootmises sa õpid nagu midagi selgeks ja siis sa nagu teed ja teed ja teed, et siis loob nagu no, kiirus ja kvaliteet ja see, aga just see nagu edasiandmine, et see oli küll, et
niimoodi teadmiste jagamine ja, Mhm. Vaata, kui ja hästi sul tegelikult töötab see elude number juba nagu see number 6. Ja siis samas vaadates sinu seda sünnipäeva, mis sul on siis 24, see annab ka omaette selle number 6. issand, sa oled veel oktoobrikuu laps. kuidas sul elu 25 kuni 35 aastase selle vahe sees on olnud, on nagu väike sinna Ameerika mäed olnud üles-alla või? oli küll jah, ikka jah, isiklikest asjadest ära jah. siin räägi, aga miks ma seda nüüd mainin, teie, kes te oktoobrikuus olete olnud sündinud. lihtsalt täna on tulemas, ma panen täna meie salvestuse ka üles, on tulemas eelmiste elude selline, kuidas ma ütlen, vestlusõhtu, koolitus äkki, ma ei tea, kuidas seda lihtsalt nimetada, kuna ta ei ole päris koolitus, aga ma aitan inimestel meelde tuletada siis neid, kes nad on olnud eelmistes eludes. 3 numbrit arvutame seal välja. nii et hüppa ka paati, kui sul täna õhtul midagi teha ei ole. kell 6 alustame ja siis vot ma täna just tegin metsaelutuskäigu video, laen praegu seda üles ja rääkisin oktoobrikuu lastest. tahad, ma räägin sulle ka, kes Mm, ja, ja no miks ma seda ütlen, siis numeroloogiliselt ka, kellel on see number 10 ehk siis oktoobrikuus sündinutel, see on niimoodi nagu lihtne aru saada, siis teie elu on 25 kuni 35 selline täis väljakutseid ja see ei ole juhus, see on antud, võib-olla depressioon jäi ka sulle sinna perioodi, ma ei tea, kuhu perioodi ta sul jäi, aga noh, ütleme siis seda niimoodi, et sulle tuletatakse meelde, et sa pead rohkem usaldama oma intuitsiooni ja seda, et sa ei saa kontrollida kõik, mis sinu ümber on. et vaata see, et kui me läheme elama kuhugi majja ja siis me mõtleme, et okei, siin ma elangi kuni surmani. tegelikult ei ole niimoodi, sest elul on sulle veel antud igasuguseid Marokot, kõhutantsu, laulmist, kuu valgust vaadata, aga mitte see, et sa oled siin 4 seina vahel ja siin selles majas, vaata. kui sa nüüd aru saad, ma proovin mm, sümboolselt rääkida, aga me hoiame jah, räigelt kinni nagu oma asjadest, jumala eest, ei, ma ei taha. ma sain niigi vaevaga selle praegu, aga siis universum ütleb, et ah, mis sa jändad, tahad, ma näitan sulle praegu. ja siis ta paneb sulle täiega laksu vastu tagumikku, siis sa oled paanikas, maarikas seal vahepeal. ja siis tulevadki need Ameerika mäed, kus on palju pisaraid, kus on palju valu. ja jälle sa raputad ennast puhtaks, saad hakkama ja siis ta paneb latake sulle veel igaks juhuks, et äkki sa ei saanud eelmisest kogemusest hästi aru, et vaata, et raputab korralikult ja uskuge mind, siit mm, tuleb välja tulla. Ja siit tuleb välja mm, tulla, mitte süüdistusse jääda, nii nagu te näete, Kairitit ka praegu naeratab, täitsa elurõõmus, täitsa Nichivo tüdruk, kõik on korras. ja see viitab sellele, et eelmises elus näiteks sul oli kogemus, kus sa oled olnud väga kõrgel positsioonil, sa oled kasutanud teisi inimesi ära ja sa ei ole uskunud jumalikkust, loojat, vaimsust absoluutselt, sul on olnud jalad maas, sau käes, pappi nii, et nagu muda, kõik ostsid kinni, kõik maksid kinni, kasutasid inimesi enda kasu eesmärgil ära. vot, said. tuleb midagi meelde või? okei. Äh, Nad, mm, mulle on öeldud seda, et must pidi olema nagu natuke mingit siukest kuningannalikku energiat. Ja ma küll ei tea täpselt, mis, mingitel aegadel ma saan selle tunde ise ka kätte, aga vahepeal on küll seda nagu mingit ärakasutamise seda, ma tajun, et kuskilt miskit tuleb, aga ma veel ei ole aru saanud, mis asi see nagu on, et kas ma olen ise ära olnud, ise seda teinud või teised mind või aga seda teemat on olnud sees küll, aga Mhm. eks nüüd siis aga tuleb see ka nähtavale. jaa, selles samas tegelikult see eelmiste elude kogemus, et see, mis ma täna hakkan ka teile rääkima, kes tulevad siis vestlusõhtule, kuulake mu tänast metsaelatuskäigu videot, mis on sinna üles laetud, siis need on antud meile selleks, et me enam niimoodi ei teeks, aga kui meil tuleb seesama tunne sisse, et näed, ma praegu kasutan kedagi ära, et issand, kuidas ma manipuleerin praegu sõnadega, et miks ma niimoodi teen. aga need tulevad, need eelmiste eludest tulevad justkui meile nagu väiksed meenutused, öeldakse, et oh, kas sa mäletad nagu, et ära enam niimoodi tee mitte kunagi, seepärast et siis tuleb Mm, kohe laks vastu tagumikku. ja 10 on tegelikult see, et usalda universumit ja lihtsalt liigu selles laines, et vahepeal, kui tuleb see elulaine, tõstab sind kõrgele, sul
sul on mõnus olla ja siis vahepeal ta lihtsalt prantsatab alla, siis seal ka, seal madalas seisus lihtsalt usaldada ja olla väga tänulik selle eest. ja see, kui me alustasime sinuga ja läbi nende inglite maalide, mis sul seal taga on, sina oled juba seal, Kairit, sinuga on kõik väga hästi, nii et ära muretse. et õnneks need aastad on möödas, nende üle enam ei ole vaja muretseda ja siis see, mis on kõige kihvtim, siis 35 ja sealt edasi, ütleme 40 ja sealt plussis, siis seal hakkab nagu rahu stabiliseeruma. nagu sa oled isegi kindlasti kogenud seda, et sa nagu justkui oled kodus. okei, Mhm. väljakutseid ikka on, aga sa kuidagi nagu rahuned maha. ja klassikaliselt öeldakse, et kuule, kõik me vanusega rahuneme maha, aga no vaadake, mõned Mhm. 80-aastased ka tõmblevad nii nagu sipelgad, saad aru, nad ei leia oma rahu, aga sina oled jõudnud sinnamaani. see on jälle selle 10 võlu. ma olen tundnud jah, nüüd mõnda aega, et isegi kui mingi nagu tormiilm või sealt tuleb, siis mingid juured on nagu maas. Mhm. Et ei lähe enam nii lendu, et nüüd ma küll kõigun võib-olla niimoodi, aga juured on nagu maas ja see on päris hea tunne, kui selle kätte saab. no nägid, kõik tuleb välja ja sinust täitsa nagu õhkub seda rahu ja stabiilsust, et on, mis on elus olnud, aga me kõik jõuame sinna oma sadamasse. ja mulle nii väga meeldis see Samani rännak, et sulle anti see särav kuulikene kätte ja sa lihtsalt trepist üles vaikselt läksid ja tõid seda valgust inimestele. et selle jaoks sa siia loodud oledki. kuule, aga tuletan, mitte ei tuleta veel meelde, aga tahtsin veel küsida, et mida sa veel peale Access Barsi inimestele pakud? Tegelen ka doTERRaga, et Mhm, doTERRA on eeterlike õlidega, mhm, hästi puhtad looduslikud õlid ja siis protokolle teen, see on nagu 10 õlist kindlas järjekorras, kantakse seljale ja siis talla alla ja siis antakse nuusutada. Ja siis on ka iga teemaga on oma protokoll, ja see toob ka hästi palju nagu kergendust ja leevendust, et mina omal ajal liitusin temaga, siis oli niisugune õli nagu Copaiba, aitab hästi palju ärevuse vastu ja maandab. Äh, ja sealt hakkas mu rännak nagu nende õlidega pihta. Et teen vahepeal elukaaslasele, lastele, kasutan niisama ka, et ei pea protokolli ainult tegema, saab niisama kasutada difuuseris või siis tilgutad peale või keele alla. Et siis, kui me selle korteri ostsime, siis maja siin toanurgas oli natuke hallitust ja siis, kui ma hakkasin difuusima neid õlisid, siis see kadus ära ja enam tagasi ei tulnud, et aitab ka selle vastu, et ühe oregano oli äh, äh, õli, kui ühes klassiruumis tegeleti mingite bakterite paljundamisega ja teises kohas difuusiti, siis neil oli probleem, nad ei saanud seda katset teha, sest et õlid segasid. et takistab nagu bakterite paljunemist ka, et seal on nagu hästi palju nagu neid erinevaid võimalusi, millele nad aitavad. ja ma ei teadnud Ja sellist asja. kusjuures ma natuke, mina olen selline väike lõhnafriik, mulle meeldivad tohutult palju, kui on igasugused mingid tikud ja värgid. mina olen praegu selle, appikene, mul ei tule praegu, mis selle firma nimi on. okei, las ta olla. mul ei tule praegu nimi. jaa, okei, tahan hirmsasti ütelda teile, aga ei tule. Rituals. no üks poekett on selline nagu Rituals, siis seal õlide baasil tehakse igasuguseid kreeme ja neid lõhnastajaid tikkudega ja mulle tohutult meeldib, ma olen sellest täiesti nagu eufoorias. ja doTERRAs kusjuures ma tean väga palju eestlasi, kes nende asjadega tegelevad ja sinu sõnumist tuli ka välja, et nii paljud tegelevad, aga räägi mulle sellest. raport, oli see raport või? mis sa ütlesid? protokoll, Protokoll, protokoll. raport. Mis asi see tähendab, see on liiga, see on nii ametlik kuidagi, ma mõtlen, et mis asja sa teed seljale, teed mingi protokolli, siis jala talla alla, siis mina ei saa sellest aru, mis see on, nii et palun räägi maakeeles mulle, blondile naisele. mis asi see on, mis see Äh, äh, see on nagu sihuke,
mingi teemaga lähed sinna ja siis pannakse sulle, määritakse mööda selgroogu 10 erinevat õli kindlas järjekorras, igal õlil on oma eesmärk. Ja siis kui osad protokollid on ilma talla alla panemiseta, osad pannakse talla alla ka, aga ta nagu kui üks õli nagu valmistab teist nagu ettetoimimise jaoks, ja siis need pärast koos veel mõjuvad edasi mingite teemade puhul, kas näiteks kui emotsioone mingeid ei suuda seedida, oleme teinud, või siis on mingid liigeste probleemid või lihastega või on ärevus või on epilepsia või neerut, ükskõik, et seal on nagu antud nendel protokollidel nimekiri ette, mille puhul see nagu aitab, aga see tegija nagu tunnetab ka, et milline neist nagu kõige paremini sobib tegemiseks. oota, Mm. siis sina teed selliseid asju ka? Ja neid teen ka ja kas saad või teed? teen. et samamoodi, et kas tulen lauaga kohale, saab Riisipere Monika ilutoas aja kokku leppida või siis Tallinnas kuskil mingi tuba kinni panna, et leiab lahenduse, mismoodi saab teha. et oma isiklikku tuba mul veel ei ole, aga leiab. sa oled nii armas oma tagasihoidlikkusega nagu päriselt. kui ma küsin nendest asjadest, siis sa räägid kolmandas vormis ja üldse ei räägi sellest, et sina neid asju teed, et sina neid oskad. nagu niivõrd tagasihoidlik. no vaadake lihtsalt, kommenteerige siia ka, kas teie panite tähele, kui tagasihoidlikult Kairit sellest räägib. Ja siis, kui ma küsin, et kas sa ka neid teed, siis ma ei mäletagi, kuidas sa nagu vastasid. ma kohe täitsa nagu vanema õena praegu, saad aru, kutsusin sind korrale. Kairit, kas sa saad aru, kui huvitavate asjadega sa tegeled? ja siis sa ütled mulle, et ah, ma ei tea, mul on selline tunne, nagu kõik tegelevad juba sellega. ei, sina oled see, kes sellega tegeleb. Siis mina küsiksin siit selle kohta, minule pakub küll praegu huvi. ma saan aru, et sul tundub, et see on nii tavaline. okei, las ta sinu jaoks olla tavaline, aga kui nüüd mina tulengi sinna, sa ütlesid, et noh, et tullakse mingi erinevate probleemidega. okei, aga vot Mhm. ütlengi, et minul on põlvedega probleemid. Et noh, mul ei ole neid, aga tulen sinna. Mhm. Mis sa teed minuga? kas saab ka kombineerida nii, et sa teed Access Barsi mulle ja siis ka nende õlidega või sa saad neid asju teha samal ajal? Kombineerida, et ma teen baarsi ära ja siis õli või siis õli ja peale seda baars, et seda saab nagu tunnetuse järgi vaadata, mismoodi. Aga kui näiteks põlvedega tulla, siis saab, kui baarsi tehakse peas, võib ka olla, nad on mingi teemaga seotud, edasiliikumine üldjuhul, kui on liigesed. Aga on niisugune kehatehnikaga nagu rakumälu, Accessi rakumälu ja siis hoida käsi nagu põlvede peal ja teha rakumälu, et siis ta taastab selle olukorra, mis on nagu enne seda traumat olnud. et võib-olla ühest korrast päris ei piisa, aga kui korduvalt teha, siis sealt võivad ka need teemad tänu sellele vabaneda. et ma ise põletasin ära ahjuga endale käe. Ja siis ma tegin rakumälu ja panin doTERRA neid õlisid, frankincense'i, lavendlit peale, ja ta paranes üsna kiiresti ära, et frankincense taastab nagu need rakud, uuendab rakke ja siis lavendel nagu rahustab Mhm. seda kohta. Ja siis põlvedega samamoodi, et saab tunnetada, mis õli sinna panna ja saab teha rakumälu näiteks. et see oleneb nagu olukorrast, et sa pead tunnetama, kas teha nüüd parsi või rakumälu, et millist nagu kehatehnikat siis teha, et okei, tunnetuse järgi. aga siis sina tunnetad seda, sina vestled alguses natukene inimesega ja siis sa saad aru, mida oleks vaja teha. Jah, Mhm. just. tõsta oma vasak käsi üles, mis sul käe peal oli? Siin me käisime jaanipäeval, pühal ja jaanipäeval ja siis see on see soovide
soovide pael ümber käe ja sisse pandud. mul on ka selline punane pael, see on 2 aastat tagasi ostetud mul Bulgaariast. ja ta vahepeal tead niimoodi pigistab. Ja siis ma pean teda Mhm. vahepeal lahti jälle võtma ja see mulle nii meeldib, kui inimestel on punased käepaelad. ja ma selle kohta olen kuulnud ka seda, et ta laseb sind ükskord lahti siis, kui ta on oma ülesande täitnud. et see on mingis imelikus Mhm. tehnikas tehtud, et ta vahepeal tohutult pigistab, siis ta tuletab meelde vist, mis ma tegemata olen jätnud ja siis ma teda jälle vabastan. ja aga kusjuures tead, ühest teemast teise peale praegu hüppan, et kas te olete tähele ka pannud, kui näiteks on mingid videod uudistes, ma ei tea, mida iganes, mille peale te satute, on suured miljonärid ja räägivad seal juttu ja kui paljudel, ka meestel ja naistel on need punased käepaelad randme ümber, et pange tähele seda. ja need osad noh, seda veel ei ole pannud tähele. ja osadel on väga udu sellised peened, niimoodi, et peaaegu kas näed või ei näe, osadel on väga tugevalt need näha. ja veel elukaaslastel mõlemal on need peal ja siis see on lihtsalt muusika minu südamele alati, kui ma näen seda. et kuule, nüüd lähme sinu tagasihoidlikkuse juurde tagasi, Kairit, sellepärast et ja nii vaikselt räägid nagu hiirekene, et sina oskad neid kombineerida, sina oskad rohkem kui Accessbarsi, oskad seda raku taastamist teha, siis mis tehnikaid sa veel kasutad näiteks? ma tean, et seal on väga palju tehnikaid. ma mäletan ühe naise juurde, kelle juurde ma läksin ja ma ei mäleta, mis probleemid mul olid, siis ta võttis lahti oma klade, kus ta on õppinud, ma ei teagi, kas see on Access Bars on see põhiasi, aga seal oli nagu väga palju asju, kas äkki mingi 30 erinevat tehnikat, mida ta kõik oli õppinud ja ütles ka, et tema tunnetuse järgi siis hakkab seda kasutama. näiteks suurte tugevate peavaludega ja depressiooniga, kas ka on mingi täiesti oma siis meetod, mida sa kasutad? Mm, peavalude puhul pigem ikkagi Access Barsi olen kasutanud, Mm. et on nüüd ära kadunud peavalu. Aga minul kadus peavalu ühe korra ära ka, kui ma tegin Osho dünaamilist meditatsiooni. Et ma olen noh, ma ise neid ei õpeta, Mm. aga ma ei julgenud neid soovitada. Et mul pea valutas ja siis ma mõtlesin, et nagu kas, ma olin laagris siis, et kas minna või mitte minna, et aga siis ma ikkagi nagu läksin, tegin selle dünaamilise ära ja peale seda mul kadus peavalu ära. aga muidu Accessi tehnikatest ma ikkagi eelistaks sellisel juhul Access Barsi. Mhm. Praegu mulle tundub niimoodi. Mhm. Kas sina isiklikult ka pakud välja neid vahetusi, ma ei tea, kuidas te ütlete selle kohta, et kus te teete teineteisele või pigem on see, et need kulutatakse kuidagi välja ja siis sa lähed ise osalema sinna, et ise ka saada aktsiaid Äh, tagasi või sina ka ise kuulutad välja näiteks, et võite vahetust teha? minul vist ei ole praegu veel sellist õigust, et ise seda korraldada, aga neid õhtuid korraldatakse ja siis neid ma saan edasi jagada. Et Mhm. kui kellelgi on iseendal juba see paber olemas, et siis saab ikkagi tulla ja kogeda ja noh, kinkimisõhtud samamoodi, kes ei ole kokku puutunud, saab tulla proovima. Et ta ei kesta nii kaua võib-olla kui see põhiseanss, aga sa saad nagu see, ta on nagu maitseproov, sihuke, et saab tulla proovida, kuidas on. et on pakutud T1-s oleme ka, siin mõned aastad tagasi oli suitsiidennetuse raames sai pakutud tasuta baarse, et kui kindlasti neid üritusi tuleb, siis tasub proovida, saate oma kogemuse ja Mhm. et neid on. okei. kuule, aga hüppaks korraks doTERRA juurde tagasi. oli doTERRA või? jah. jah, okei. Ma olen näinud kuskil selliseid asju, kes on väga selle teema asja sees, et neil on kohe kohvrid, suured kohvrid mingid, teevad oma selle suure kohvri lahti ja siis neil on hästi palju väikseid pudeleid seal. kas Mhm. see on just seesama doTERRA õlid? Minul küll kohvrit ei ole, aga ma arvan küll, et ma olen ka näinud, et on kohvritega, käiakse ringi ja tehakse erinevaid neid üritusi, Mhm. kus neid pakutakse samamoodi, et ma ise
ühel laadal pakkusin käemassaaži doTERRA õlidega. Et ja käiakse nende kohvritega. no näed, ringi. pakkus käemassaaži. okei, siis järelikult sinu selles valikus on veel ka käemassaaž täiesti olemas, kes soovib käemassaaži. ja jah. no ühesõnaga, sinuga just. saab kõik asjad läbi rääkida ja sul on igasuguseid teemasid, mida sa tegelikult valdad, mis on seotud siis Access Barsi ja doTERRA õlidega ja kõige muuga. ja kirjutada Mhm. saab sulle siis sinna või sinna, sul on oma Facebooki grupp, nagu ma aru saan. või Ja mitte grupp, Kairiti jah. leht on jah, Kairiti kehatehnikat või siis võib otse Kairit Mikk ka kirjutada. Mhm. Ikka vastan. jah. kas sa jagad ka oma kogemusi siis või mida sa jagad seal selle Facebooki lehe peal, kas, mida seal näeb? Seal olen jaganud kõike teadmisi, kui olen kuskil pakkunud või olen jaganud tagasisidet, on seal Kairiti kehatehnika lehel. Praegu küll vahepeal on olnud vaiksem, aga nüüd ma plaanin rohkem sinna postitama hakata. Mhm. Äh, ega et siis polegi vahepeal võib-olla ütleme, kuidas ma ütlen, ei taha sind välja vabandada, aga elu tuleb ka aeg-ajalt vahele, et igasugused muud asjad, mis siin jooksevad ja jaanipäevad ja enne seda igalühel mhm. omad isiklikud sellised elumuutused. no vot, nii need asjad on. aga väga-väga huvitavad teemad. kui palju lapsed on saanud sinult seda Access Barsi või kui palju sa oled nendele seda teinud? kas on mingid hetked, kui sa lihtsalt tunned, et oo, tule siia, et emme natukene toimetab siin sinu kallal? kuidas nemad seda vaatavad või suhtuvad sellesse? Neli last on selle väga soojalt vastu võtnud, on lasknud teha ka. Ja kaks last on mul käinud kehatehnika tunnis kaasas, et neil on ka paber. oo, kui lahe. Nad, nad küll ise väga palju viimasel ajal ei tee seda, aga, ja üks tütardest nagu väga ei võtnud seda vastu alguses, et noh, oli nagu tõrges, aga siis vaikselt jalutas mööda, vaatas, ahah, siis hakkas nagu mööda käima, kui me tegime paari. ja siis vaikselt nagu mingi huvi hakkas tekkima, et mis siis saaks, kui ma ikkagi ka laseks teha, aga siiamaani veel ei ole valinud seda. aga ma nagu ei survesta ka, et kui tekib see, siis tekib, aga teised lapsed on küll nagu su ilusti vastu võtnud ja olen teinud ja on peavalud ära kadunud ja kes paremini magab ja kõige suuremale tütrele meeldib tegelikult MTVSS, et see on nagu keha peal hoitakse käsi teatud punktides, et tema ütles, et temal nagu mm, mingid need asjad nagu vabanesid tollega veel paremini, noh, teine tehnika, et siis võib-olla tundis ennast vabamalt seal kuidagi, Mhm. et, et ta on immuunsust tugevdav ja äh, vaid mm, jooksis kokku, vabastab nagu neid keha neerudest, kopsudest, põlvnast, et seal hoitakse neid käsi, et need teemad, mis on nagu sinna kogunenud, vabaneb sealt ka. okei, kõlab nagu väga huvitavalt, kusjuures mul on tunne, et ma olen ka seda äkki saanud, sest ma olen erinevaid versioone proovinud, just mul on tehtud neid asju. ma tahtsin seda küsida või mitte küsida, jah, ikkagi küsida, et või täpsustada pigem osad, kes võib-olla kuulevad üldse esimest korda vaata Access Barsi, kuna ma olen ise ka seda saanud, ma olen ise ka seda teinud alguses, kui ma paberit sain ja siis väga hoogu sattusin, aga nüüd enam ei ole juba aastaid teinud. et seda tehakse ju läbi riiete, on ju. jah, jah, ehk läbi siis sa oled riiete. täpselt nii, nagu me oleme. ja kas sa Mhm. puudutad inimesi või sa ei puuduta inimesi, kuidas see asi käib, mida sa teed? Puudutan inimesi äh, kon konkreetse punkti peale, nagu näiteks siia või siis otsa ette või kukla peale, et ma ikkagi käega lähen vastu. Ja siis tekib see, et kui massaaž on pidev nagu liikumine, siis seal ikkagi hoiad nagu mingi teatud aja, hoiad käsi ühe punkti peal
ja siis, kui ongi natuke mingi vastupanu ja seda näppu nagu või kätt seal kohapeal hoida, siis sa tunned, kus vaikselt nagu hakkab see lahustuma, et hakkab see nagu pinge sealt ära minema, kui inimene on valmis lahti laskma sellest, mis tal seal on. Äh, et ja see ka, et kui nagu tullagi mingi konkreetse teemaga, siis ei pruugi minna nii, nagu sina arvasid, vaid läheb hoopis teistmoodi, et parem on tulla ilma ootusteta, Mm. et millest nagu keha on valmis lahti laskma. et võib olla väga üllatav, mil-, kuidas pärast tagantjärgi märgata, et oo, ma seal kohas ei reageerigi enam niimoodi või käitud natuke teistmoodi või niisugune, tekib niisuguseid mõnusaid üllatusmomente. kõige parem ilma ootusteta. ja see kusjuures kõlab nii noh, ma tean seda tunnet lihtsalt, kui hea tunne see on. ja vaata see kaja või järelkaja peale seda, see ei toimu nagu kohe, nii et tõusid püsti kohe sinna, okei okay. ma mäletan, see mõnikord tuli hoopis järgmisel päeval või siis hakkas niimoodi, et Mhm. väga mõnusalt kuidagi kõik muutus, ma lihtsalt mõtlen, et appi, pole nii ammu saanud seda. okei okay. see tuli lihtsalt see mõte, aitäh, et jagasid, aga vaata, see laste teema ka, miks ma seda küsisin, siis selle mõttega, et kui enamus minu kuulajate seas on siis vanuses 35 ja pluss, osad on ka nooremad, aga ikkagi rohkem on sellises vanuses, et kas ka lastega saab sinu juurde tulla, et kui vana see laps on, kellele sa saad teha seda Barsi või ükskõik, näiteks Oterra raportit tahan jälle ütelda, aga mis asi see oli, ma ei mäleta. protokoll. protokolle ja. lastega on see, seal ei ole, vanusel ei ole piire, lihtsalt lastel toimib see veidi kiiremini, et kui vanemal inimesel seal võib-olla tund-poolteist, no olenevalt, ma tean, et siin on ka mitmeid tunde järjest tehtud baarsi, siis lastel võib see, ma ei tea, 10-15 minutiga üsna kiiresti nagu ära toimida, et siis, et ära ei ehmataks, et nii lühikest aega lapsed lihtsalt ei vaja seda nii palju, neil ei ole nii palju piiranguid peal. Mhm, ja õlidega on samamoodi, et need kogused on väiksemad, tunduvalt väiksemad, sest et nad on tundlikumad. mhm. See, jah, kuule, kas just. loomadele ka tehakse neid asju või? Võib teha ja õlisid kasutatakse ka loomade peal, aga seal peab teadma täpselt, millist õli kasutada, et loomad kõiki õlisid ei taha. ma hakkasin praegu mõtlema, ma ei tea, sorry, mul vasak käsi on praegu selle koera peal, vaata, kes tahtis klaviatuuri peale siin lebama tulla, mäletad, kui me hakkasime enne jah, salvestama ja ta jah, tahab ikka mu tähelepanu saada. ja on ju see, vaat sul on kassid, eks ju, kaks kassi, nagu sa ütlesid. jah. Mhm. Täiesti praegu hüppan jälle ühelt lainelt teisele, et aga kas on olemas ka teatud õlid, mis näiteks puuke ja kirpusid eemal hoiavad? Mm, oled uurinud? praegu niimoodi ma ei ole teepuuõli ja sidrunhein, mida kasutatakse ka nagu nende vastu, et mina olete olen kasutanud? kasutanud, mina olen kasutanud sidrunheina ja teepuuõli. Hmm. Need hoiavad nagu ja seal on tegelikult TerraShieldi segu on kohe valmis, mida kasutatakse sellistel puhkudel. Mhm. ma täielik lammas, ma ei tea nendest mitte midagi, lihtsalt praegu tuli meelde selline asi, et aga neid on, seal on olemas ka tegelikult üks grupp, kus jagatakse erinevaid kogemusi, et erinevad õlid vahest mõjuvad erinevatele inimestele erinevalt. et kui ühel toimib see õli sellel teemal hästi, siis teisel võib toimuda teine õli, sest et organismid on nagu erinevad. mhm, aga seal jagatakse hästi palju nagu kogemusi ja siis vaikselt nagu enda peal katsetada, mhm. missugune õli nagu kõige paremini toimib. Ma siis küsiksin sellist asja, et kas sa oled ka nõus andma näiteks nõu nende doTERRA õlide kohta, et kas sinu poole saab ka pöörduda selles osas, et kui keegi soovib endale soetada midagi, et millest üldse alustada ja üleüldse.
no mina olen selles täiesti, nagu ma ütlesin, lammas, ma ei tea sellest mitte midagi, ma olen kuulnud, ma olen näinud nüüd mingeid kohvreid, ma olen näinud neid, kus need tulevad need lõhnakesed välja ja kõike sellist, aga ma mitte midagi sellelaadset ei tea. praegu lihtsalt mul endal tekkis huvi, et okei, kus ma saaksin rohkem infot, et kui ma tahangi seda, mis hein see oli? mitte ristikhein, sidrunein, sidrunhein. mis sidrunein? sidrunheina näiteks õli endale, mul tegelikult, ma mäletan, mulle väga meeldib see lõhn õhu värskendajana. Mhm. et vot kui ma sooviksin seda ka näiteks tellida, kas ma saan seda sinu kaudu tellida või selleks on mingi doTERRA oma lehekülg olemas? Saab minu kaudu tellida, aga saab ka liituda, et mina annan selle liitumislingi ja siis saab ise liituda, siis tuleb otse sinu juurde, mitte ei tule nagu läbi minu. Aa. ehk siis, kas need Jah. õlid tulevad, võib-olla mõni kuulab, et mis asja, et sa ei tea seda asja, no päriselt ka ei tea, praegu ma olen neid näinud. Mhm. Kui näiteks inimene elab nüüd Austraalias või Indias, kas siis need pakid tulevad, kustkohast need tulevad üldse? kas tulevad sinna Mm, kohale neile? tuleb neile kohale, aga erinevatel maadel on need nagu erinevad lehed, et osad, ma tean, Soome saab tellida ka otsa, aga neil on minu arust natuke teistsugune lehekülg kui minul näiteks siin Eestis. Et Soomel saab tellida sealt lehe pealt mingeid selliseid õlisid, mida näiteks mina Eestis ei saa. Aga liituda või niimoodi ikkagi saab ilusti, et siis tulevad ilusti sinna kohale. et selles okei, mõttes ei ole nagu mingeid. okei. No siis tead mis, aitäh sulle selle eest, aga kas saab sinu käest ikkagi küsida ka nõu, kui keegi tahab natukene arutada doTERRA osas, võib-olla tahate seal õlisid omavahel vahetada, ma ei tea, kas te vahetate õlisid või mingeid kogemusi ikka midagi, et kas saab ka sinu poole pöörduda selles osas? Ja nii palju, kui minul endal nagu kogemusi on, saan jagada oma kogemusi ja kui infot saan ikka jagada ja kui endal teadmised puudu, siis ma saan sealt grupist küsida, et me leiame nagu igal juhul lahenduse selles ja mõttes ja. ja kas sa lõpetuseks veel tuletaksid meelde, et kui nüüd keegi soovib Access Barsi või neid doTERRA õlidega, ma ei mäleta jälle, mis selle protokolle. protokolle, ta protokoll. raport ja siis ma mäletan õigesti, et sa ütlesid, et sa oled nõus lauaga tulema, massaažilauda on see, on ju, mis sa siis paned ülesse, jah. oled nõus kodudesse Mhm. tulema. see jäi mul meelde, et sulle siis kirjutada Kairit Mikk Facebooki või siis Kairiti Kehatehnikad, et selle lehe kaudu ühenduses olla. aga kus veel näiteks, kes, Mhm. kus piirkonnas nüüd elab, et kus sa veel vastu võtsid või saab kokku leppida siis need vastuvõtukohad? No praegu ma kohale tulles Harjumaal, Harjumaa piires, või tegelikult ma olen siin nagu Läänemaa, Harjumaa ja Raplamaa niisugune piir, et seal Harjumaa, Raplamaa saab nagu kohale tulla, Mhm, kui on, aga juba teistesse kaugematesse piirkondadesse peaks olema nagu neid soovijaid rohkem, et me käime ka aeg-ajalt Lõuna-Eestis, Viljandimaal, mhm. Tartumaal, et siis saab tegelikult kokku leppida ka ajaliselt. Et kui satub sinnakanti, siis saab tulla ka ühe inimese pärast, aga kui ma pean ekstra sõitma hakkama, siis võiks neid soovijaid olla paar-kolm tükki ikka. no vot, ma olin just küsimas, kui palju peaks miinimum siis vähemalt olema, et tasub ennast ära ja see transpordikulu. jah. ja, aga aitäh, Kairit, minul on nüüd kõik küsimused otsas, ma sain nii palju asju teada, praegu tekkis väga suur soov selle sidrunheina kohta jälle, issand, kuidas mul on numbrid lihtsamad, kui oleks nüüd sidrunheinal mingi number, näiteks 7, siis see jääks mul kohe praegu meelde, aga muidu tahan ristikheini ütelda ta kohta. et Sitronein ka puhastab toa energeetikat, kui ta seda difuusida. et mina panen teda difuusorisse alati, kui ma tuba koristan. Noh, sitroneina, teepuõli, laimi näiteks või apelsiniõli, et siis ta puhastab toa energeetikat ka. Mhm. sa paned sinna vette ja siis ta lihtsalt tossutab välja seda. Aurab, Mhm. jah, just.
mul tuli praegu mõte, et ma kolisin siia uude kohta, kus ma nüüd olen, aga ma ei tea, kus kohas see mu aparaat on. ja mul ei ole õigeid õlisid, ma ikka ostan siit vahepeal sirgiti-sorgiti kuskilt ostan Mhm. õlisid. mul tekkis kohe väga suur soov juba oma 3 koera peal katsetada seda sidun heina puugirohuna. kusjuures teie ka, Mhm. kallid kuulajad, palun kommenteerige, mida teie kasutate siis oma koertel, kassidel, võib-olla veel loomadel puugirohuks ja kas on siis doTERRA õlidest või see on hoopis mingi teise firma õlide kohta. et mõnus oleks kuulda, et jagage oma kommentaarides. ja ma lisan Kairi hea meelega, õigemini Anna siis mulle lisa alguses minule, et ma jagan seda koodi või linki, mida iganes, mille kaudu saab siis sinna sujuvalt sinna doTERRA lehe peale minna ja liituda sellega. vot Mhm. niimoodi. kas sa soovid midagi veel ütelda? Mm. Praegu hoidke ennast ja liikuge ikka edasi, kas või teosammul. ja, nii nunnu. ja, aitäh sulle. ja. aitäh. ja samas tuletan teile meelde, et nii nagu Kairit jagas oma kogemust, kuidas tema on langenud sinna, kus ta siis langes, aga ta tuli sealt välja, nii et kellel on neid kogemusi ja kes soovib ka natukene tuge saada, võib-olla jagada seda oma kogemust, et Kairit oli ka selles osas nõus aitama, kogemust andma, jagama, et igal juhul tulge sealt välja, kui mis iganes, kus kohas te ka ei oleks. et vaadake päiksele otsa ja naeratage ja võtke seda positiivselt. aitäh, kallis Kairi. jah, aitäh sulle tahtsid ja ütelda midagi? mõnusat suve kõigile. aitäh. tšau. Tšau.